Armas kuulaja, kinnita turvavööd. Aitäh, et oled olemas meiega ja täna meie siis läheme mina Petrone ja minuga on siin Kadri Maripuu. Lähme pilvemetsa Panamasse, sest sa oled kirjutanud minu Panama. Ja mul väga meeldib see, kuidas te läksite Panamasse. Te võtsite ette Lõuna-Ameerika kaardi ja panite näpu peale kuskile. Ja. Niimoodi on väga tore maailma avastama hakata. Ja tere ka minu poolt ja nii ta algas tõesti, et me istusime minu Mustamäe korteris ja mina olin just lõpetanud suure projekti ja minu sõbranna oli sellel samal nädalal koondatud. Ja kuigi me olime ka varem mõelnud sellele, et võiks minna, siis seda hetke kuidagi ei tulnud ja nüüd me istusime seal Mustamäe korteris ja teadsime, et see hetk on käes. Ja kusagil seal oli maailmakaart, kuhu sai näppu peale panna. Aga ütleme niimoodi, et tegite ise ikkagi valiku enne ära, et see kuskile minek on Lõuna-Ameerika. Ja me alguses rääkisime ka Austraaliast, Uus-Meremaast, aga Lõuna-Ameerika tuli mõlemal meil esile, kuna me ei olnud seal reisinud. No tegelikult seda võib ka öelda Kesk-Ameerika, sest see on täpselt see koht, kus ongi see, kust eks ju saavad laevad läbi tänapäeval. Just. On täpselt see, et kui te juhuslikult ei tea, siis see on täpselt see koht, kus kaks Ameerikat kokku saavad. Ja huvitav on see julgus nagunii minna, aga Workaway, ma olen sellest kuulnud, et inimesed teevad omale konto ja siis on võimalik kuhu iganes maailmas minna. Räägi mulle sellest Workaway, kas see maksab palju või see on niimoodi, et enam-vähem tasuta lähed internetti ja hakkad usaldama pimesi, kuhu iganes keegi kutsub, siis sina lähed või? Ja kui me hakkasime mõtlema sellele, et kuidas liikuda, me mõlemad nägime, et me tahtsime pikemalt ära olla ja me ei oleks saanud endale lubada lihtsalt võtta majutust. Pluss me tahtsime tegelikult kogeda sellist kohalikku elu. Absoluutselt, suhelda. Palju parem kui turistikas olla. Ja. Aga mis järjekorras see siis oli, et eks kõigepealt oli kriis, siis oli maakaart, panite Lõuna-Ameerikas, Kesk-Ameerikas näpu peale. Kas sa enne seda olid juba Workaway'ga siis kursis ja kohtunud selle Workaway'ga süsteemiga või sa siis hakkasid nagu seda asja ajama, et hea küll, me nüüd lähme Lõuna-Ameerikasse, aga mida me seal peale hakkame või kuidas me sealt nagu jala vahele saame või? Ja me teadsime, et me läheme vabatahtlikuks. Me leidsime kaks sellist suurt süsteemi, üks on woofimine, teine on Workaway. Tollel hetkel vähemalt oli. Aga mis neil kahel vahet on? Woofimine on peamiselt selline farmides ja väga palju permakultuuri, on võimalik aidata põllutöödes, pigem selline orgaaniline siis põllumajandus. Ja Workaway puhul seal on ükskõik mida, et sa võid minna sinna kakaoube korjama või seepi valmistama või keraamiku abiliseks või lapsi hoidma või hostelis tööle või ükskõik mida, mis sa oskad ette kujutada. Sa võid otsida selle sõna järgi seal otsingus, et mida sa tahad teha või siis sa võid otsida riigi järgi. Kas see maksab siis palju, et sellesse süsteemi siseneda? Ta ei maksa väga palju, ta on aastatasu. Et ma arvan, et ta on kuskil selline, äkki oli kuskil 50 euro ringis aasta peale, et kui sa tead, et sa lähed, sa saad tegelikult neid host'e või neid võõrustajaid juba enne sirvida, aga sa ei saa nendega ühendust võtta ilma siis tasumata. Nii et meie puhul siis esimene asi oli see, et me teadsime, et me lähme vabatahtlikuks. Me umbes olime defineerinud ära, et kuidas või kust me tahame minna või kuidas me tahame tegelikult. Ehk siis me soovisime troopikat ja päikest ja privaatsust, et me teadsime, et me hosteli elu tollel hetkel ei tahtnud teha. Et need olid sellised 3 märksõna ja siis me võtsime maakaardi ja mängisime mängu
ja tegelikult see sõrm maandus Costa Rica peal. ja olgem ausad, Costa Ricas. aga juhtus see on seal nii, peaaegu piiri taga, mitte kaugel. Just, ja tegelikult, kuidas me siis jõudsime Panamasse, oli see, et me siis võtsime selle Workaway lahti, hakkasime vaatama võõrustajaid Costa Ricas ja kuidagi jõudsime piiri taha, sest et see koht ise, see oli nii kutsuv. Louise'i maja siis pilvemetsas, seal oli vikerkaar pealehepildi peal ja Workaway süsteemis, kuidas valida, on see, et sa näed ära, et kui palju nad vastavad sulle, kui sa nii-öelda protsendiliselt. Ja teine asi on review'd, et varasemad inimesed, vabatahtlikud, kes seal on käinud, on jätnud oma kommentaari, kuidas nende kogemus oli. Ja Louise'il olid väga kõrged review'd või tagasiside ja samuti oli tema juures käinud päris palju inimesi, nii et selline turvatunne tekkis lihtsalt sellest. Ma mõtlen seda, et kui ma loen su raamatut ja siis vaatan nagu pimesi minek umbes 3-lauselise kirja peale, sa tegelikult, ilmselt need olid õiged sõnad seal lausetes, aga et kohe, et jaa, tulge. Ja teie kohe läksitegi, lendasite teisele poole planeeti, aga tegelikult see ei olegi nii suur pimesi uskumine, kui sa mõtled, et see süsteem ongi selleks ehitatud, et seal tekib selline turvatunne, millega ju kõik on booking.com, Bolt on ju, kõik need asjad on ju selle põhjal. Et aga midagi seal ikkagi siis oli, mingi äratundmine. Ja, et selline see tagasiside kultuur või et see tõesti töötab seal hästi ja kõigepealt seal on tegelikult pikk tekst selle koha kohta, seal on kirjeldus, seal on see, et mida vabatahtlik saab, mida ta omalt poolt võiks anda, milline on kohaliku kogukonnaga side, mis on see vahetus nii-öelda, mis tehakse lisaks tööle ja mis on ootused ja milline on ka ööbimis või nagu kas seal on privaatne või on kuidagi narides ööbimine, et see on kõik näha alguses juba lehelt, pluss siis seal on näha tagasiside ja siis selle võõrustaja kohta, et mis on tema vastamisprotsent. Ja nüüd, kui me ta leidsime ja need pildid olid väga kaunid, see koha kirjeldus oli imeline, väga kutsuv, me saatsime selle sõnumi ära, tere, me oleme, kes me oleme, tuleme Eestist ja see koht on väga kutsuv, me hea meelega tuleks ja aitaks. Ja siis tõesti me saime selle 3-realise vastuse, jah, see aeg sobib mulle, tulge. Ja siis oli minek. Ja. Kas sa pärast või enne seda oled ka seda Workaway süsteemi kasutanud? Ma olen peale sellel ajal muidugi ma kasutasin seda mitmel korral, kuna me reisisime ka Costa Ricas ja praegusel hetkel minu arust äkki isegi sellel aastal on mul seal, ma avasin uuesti oma profiili lihtsalt selle tõttu, et ma olen kaalunud minna, aga ma ei ole veel seda sammu teinud. Siis tuleb maakaart ette, et näppu kuskile panna. Et väga huvitav ja see nii, aga nüüd midagi seal siis oli, mis tõmbas. Tahtsin küsida kõigepealt, mida tähendab pilvemets? Sa mainisid, et see koht asub pilvemetsas. On see sama asi kui vihmamets või on seal midagi vahet? Ta on vihmamets, aga ta asub kõrgemal kui enamus vihmametsasid. Ta asub mägedes, antud juhul üle 1000 meetri ja tema eripära ongi see, et ta on nagu pilve sees. Et see niiskus, soojus ja kõrgus tekitavad sellise keskkonna, mis ongi siuke, astukski nagu valgesse pilvekesse, et seal on pidevalt selline õrn udu on õhus. Seal ei ole nii palav, kui on võib-olla sellises džunglis või vihmametsas, mis on ranniku ääres. Pigem on seal selline 20 kraadi, et taimed on kindlasti teistsugused, aga seal on vanus, et need puud on seal tõesti iidvanad, seal on selline põlismetsa tunne, aga jah, ta on teises kõrguses, et sellepärast on ta pilvemets. See, kus te elasite, oligi siis kilomeetri kõrgus? Jah, Boquete linn, ma pean vaatama järele, äkki on... Aga on nii enam-vähem? Pluss-miinus kilomeetri kõrgusel ja sealt edasi see, kus me ööbisime, oli veel lisaks 200 meetrit, kui võtta nagu otse üles ja meie puhul siis mööda treppe selline 200 meetrit veel kõrgemale. 200 meetrit siis kõrgusesse
tegelikult see jalutuskäik oli ju noh, ütleme siuke 45 minutit siis kõrgemale Poketest veel. ja seal ei olnud elektrit eriti? Eriti ei olnud ja meil ei olnud jah külmkappi ja et see elekter vahel oli, nii et vahel sai endal telefoni laadida, internetti ei olnud seal peaaegu kunagi, et siis me tulime alla biblioteekas raamatu kokku, kui me tahtsime. Ja tegelikult sa olid elanud siiski see projekt, mis sul lõppes, oli ülisuur suhtlusvõrgustik, täpsemalt teeme ära. Teeme ära see maailmakoristustalgude teema. Ja ma juhtisin, see oli siis nüüd Teeme ära maailmakoristus esimene 2018, ma juhtisin seal prügi kaardistamise projekti. Ma tahtsin nagu seda öelda ja siis sa läksid sealt sellisesse kohta, kus ei olnud internetti, ei olnud elektrit, no prügi vist natuke oli, aga sellest me veel räägime, aga põhimõtteliselt oli see lihtne. Võib-olla on see isegi lihtne, sest et kõigepealt on nagu lennuväsimus ja kõik selline juurde. Aga see kindlasti oli väga-väga erinev kui see, mis sa elasid Tallinnas. Ja see oli vajalik, ma arvan, sest et tollel hetkel minu elu käis nagu Eestis oli siis selline ööpäev läbi 7 päeva nädalas. Sõnumid tulid sisse, kuna erinevatest riikidest igalühel oli erineval ajal see päevane aeg ja ma olin täiesti läbi põlemises ja läbi põlenud. Ja see oli täiesti vajalik, et olla kohas, kus ei olegi internetti ja kus sul ei ole isegi võimalust. Ja see oli tõesti minu jaoks äärmiselt selline kosutav. Ma ei teadnud, et asi on päris nagu nii teistmoodi, sest et ometigi Luisilt me ju sõnumeid saime, et järelikult peaks internetti olema, aga tegelikult oligi, et olime ikkagi alla linna selleks, et saata meile või sõnumeid. Nii et täiesti teistmoodi ja inimene kogu aeg õpib midagi. Aga kui inimene paneb ennast ühest keskkonnast teise, siis ta tavaliselt õpib rohkem. Ja kuna sinust on saanud selline inimene, kes soovibki teisi õpetada ja sellest me veel räägime sinu elukutsest. Ma küsin sult, et mida sa õppisid oma Panama kogemusest? Alustame me selliste pisikeste praktiliste teemadega. Mul on omal väikseid vihjeid ka, mida mina õppisin sinu raamatust. Aga kas sa ise oskaksid niimoodi öelda, mida sa õppisid mägedes ja meres olemisest ja niimoodi? Et siis väikesed praktilised asjad. Ma õppisin kookospähklit avama. Ah soo. Näiteks. See on päris praktiline teema tegelikult. Ja, väga kasulik, kui sul ei ole matšeetet käepärast ja sa satud üksikusse randa, kus on kookospalmid. Kas ma räägin lähemalt, kuidas avada? Räägi lühidalt, aga kusjuures mul tuli meelde, et kookospalmidelt võivad pähklid pähe kukkuda, et ei tohi seal vist magada kookospalmi all. Kas seda õppisid? Autot parkida ei tohi ka siin. Okei, nii äkki nipp. Nii ja mis siis teha ja siis sa leiad selle kookospähkli ja sul ei ole mitte mingisugust vahendit. Mis siis saab? Kõigepealt loksuta seda sellepärast, et võib-olla on ta juba vanaks läinud. Selliseid me ka leidsime palju, et kui me lõpuks ta lahti saime, siis see oli suur pettumus. Et kui loksub sees, siis üldiselt on värskem. Ja kookospähklil on alati üks selline, et neil on 3 auku seal peal. Ja üks neist on alati selline praak. Nii et siis tuleb leida üks teravam kivi või puu, nott ja siis virutada niimoodi, et katsetad neid 3 et auku. Üks on nagu pehme auk siis, kus läheb katki. Ta hakkab minema katki ja siis ongi, kui sa saad selle väikse prao sisse, sõrmed taha ja siis sikutad ja siis ta muidugi läheb valepidi pooleks, mitte ilusti nagu matšeetega, et pealt oleks kaas ära lõigatud, vaid teistpidi niimoodi, et sul on ta pikkupidi pooleks ja siis tuleb väga kiiresti juua, soovitavalt ujumisriietes, sellepärast, et see saab olema väga märg kogemus. Aga siis jood ja siis jah, võib pärast poole siis süüa seest ära. Aga jah, võib-olla siis kõige olulisem on see, et üks on alati praak ja teravast kivist piisab. Ja et see on üks niisugune õppimine.
väga hea. Ja siis võib-olla see, et kindlasti võiks kanda kinniseid jalanõusid, kui sa lähed loodusesse, sest et madude suu on, mürgised maad on üldiselt väiksemad ja nende suu mahub ilusti varba ümber, aga ta ei suuda sind hammustada nagu jalast või reiest, nii et kinnine jalanõu aitab kindlasti. Ja kui olla kodus, siis tasub enda asjad panna ilusti ära, et mitte toolileenile ega voodile, sest et sinna meeldib koguneda erinevatel olenditel, näiteks skorpionid või prussakad, et jalanõud soovitavalt kuskil, ma ei tea, akna laua peal või rippumas ja riided samamoodi, et siis on... Et nad sinna ei tule? Sinna nad ei tule ja et need on võib-olla mõned õppetunnid, kui sa lähed ujuma, siis ei tasu väga kiiresti sisse joosta, sellepärast et seal vahetevahel raid pikutavad liiva sees, võtavad päikest ja siis, kui sa jooksed, siis sa võid neile peale astuda ja siis nad ehmatavad ja võivad siis selle oraga või mis see sting siis sind torgata, aga kui sa lohistad jalgu vette minna, siis nad kuulevad sind ja saavad ära liikuda, siis sa näed nagu lest liiguks edasi vee all, ainult et see lesta suurus on selline meeter diameetriks või niimoodi. Ei tohi niimoodi joosta. Ei tohi joosta. Nagu Pärnu rannas. Ei tohi, jah. Sipelgate nipp oli sul ka. Mul tuli see Indiast meelde. Ja üks asi, mida ma kasutasin sipelgate vastu, oli kaneel. Et paningi kaneeli kõikjale ukse avadesse, et nad ei tuleks. Et kui nad tulevad, siis nad on nagu nad söövad kõik ära, mis vähegi saab, aga meie puhul... Aga kaneelist nad siis... Ei taha üle minna. Ei taha üle minna, aga hakkavad seda kuidagi sööma või? Ei, nad lihtsalt ei taha üle minna. Selge. Ma mäletan, et mul oli Indias see, see tekib praktiliselt igal pool, kui sa lähed nagu esimest korda lõunamaale ja ostad süüa ja siis mõtled, et mis ikka, näi natuke alles, panen siia laua peale ja siis mõne aja pärast vaatad, kuidas tuleb selline sipelgate rongkäik ja seal müüdi mingisugust segu, millega nagu oli kriit ja minu arust oli seal ka seda mingit kaneelilõhna. Igatahes oli lõhnakriit, et kui sa tõmbasid sellega nagu ringi ümber oma kotile, siis mõni aeg oli niimoodi, et need sipelgad tegid siis seda paraadi ümber selle ringi, nad ei saanud sellest ringist nagu läbi astuda. Väga huvitav. Sellist asja meil seal ei müüdud või vähemalt ma ei leidnud, aga jah, kaneelist piisas, aga siiski toiduasju me välja ei jätnud, et me hoidsime neid ahjus, kuna me ahju ei saanud kasutada. Aga sipelgad seda ahju ei leidnud üles, et sealt kuskil sisse saaks tulla? Tundub, et see oli kõige sellisem korralikumalt isoleeritud. Ahju ümber ka siis natuke kaneeli? Ei olnud üldse vaja. Ei, nad ei jõudnud kunagi ahju. Meil oli kõik leiva, puuviljad, kõik asjad olid ahjus alati. Et sinna nad ei jõudnud. Aga kui jätsid ööseks kogemata midagi laua peale, siis hommikuks oli läinud, et koristus oli korralik. Ma arvan, et sul ei ole põhimõtteliselt kõiki neid foobiaid, sipelgate, ämblikute ja madude. Et see on ikkagi mingi foon, kuidas sellisesse kohta elama minna? Madude foobia on mul küll juba lapsepõlvest saati, et ma sattusin kunagi rästiku selle pesa otsa, kus nad olid kõik üksteisega põimunud ja pärast ma nägin seda unes aastaid. Ma olin mingi 5-aastane siis ja siiamaani mul on see, et mulle meeldib matkata, orienteeruda, et kui ma satun madude juurde, ma nagu tardun. Et ma tunnen, nagu siuke jõnks käib seest läbi. See on tegelikult ju nagu terved geenid nii-öelda, et see tardumine tundub mõistlik, hirm tundub mõistlik. Aga samas on ikkagi natuke raske praegu ühte pilti panna, et sa lähed sinna, kus need madusid on. Jah. Juhtus siis ka midagi mitte madudega? Liiga palju õnneks. Me ikkagi vahel kohtasime, korallmadu kohtasime tee peal ja
siis ma ka tardusin, aga andsin siis talle sellise 2-meetrise ruumi, et saime nagu mööda temast. Õnneks otseselt meie maja juures väga madusid ei olnud. Skorpione oli palju, aga madusid ei olnud. Ja Costa Ricas ka sai ikkagi madudega kohati, aga seal kohalikud kassid murdsid madusid, nii et siis ei pidanud väga muretsema, et nad tuppa tulevad. Nii et ma arvan, et mul läks õnnelikult. Aga ämblikuid ei karda sa nii väga või? Ei. Oota, mis sa enne rääkisid, et mingi patja panid seal öösel toas ringi ja siis järsku vaatad, et üks taldriku suurune ämblik jala kõrval või? Oli umbes mingi selline lugu? Ja ma olin harjunud, et nagu majas sai liikuda paljajalu, kuna kivipõrandad olid ja puhtad ei olnud seal loomi üldiselt maas. Ämblikud elasid seinte peal. Ja siis ma õhtul ka tulin paljajalu, ma mäletan, mis ma tulin alt magamistoast üles mööda treppi, aga hästi pime oli ja ma võtsin telefoni lambi ja panin ta põlema ja vaatan enda jala kõrvale ja jala kõrval kohe siuke 10 sentimeetrit on siis selline suur huntämblik. Tollel hetkel ma muidugi ei teadnud, et on huntämblik, et siis ma alles hakkasin temaga tutvuma, aga ta oli tõesti nii suur, et kui ma panen oma käed niimoodi, et sõrmed kokku nagu ringiks, siis ta ei mahuks minu kätte vahele, et ta oli ikkagi väga-väga-väga suur. No tõesti taldriku suurune. Ja siis ta istus seal otse mu jala kõrval ja siis tema kõrval nagu teisel pool mu jalaga, siis oli Gekko, kes oli sama pikk, kui ämblik oli lai. Mis nad seal koos siis tegid? Kas üks tahtis teist ära süüa või? Ei tea, kuidas see toitumisahel seal käib? Ma ei tea. Mul on üks pilt ka, kus nad on seal koos. Ma arvan, nad äkki isegi pelgasid mind võib-olla sellel hetkel, kus ma tulin nagu ja sina seal päta paned seal ringi. Jaa, et aga hiljem ma sain aru, et pimedas toimub liikumine, et skorpionid ka tulevad põrandal jalutama. Päris paljajalu. Ja, et öösel ei tasu ja majas sees ka. Mulle meeldis see, kuidas kirjeldus, et kuidas siis see Louise aitas neid teie putukaid toast ära korjata. Kõik need putukad jäid ellu minu arust, et need lihtsalt korjati mingisse karpi alati välja. Ja me ikkagi püüdsime enamasti, ämblikud jäid kõik ellu, skorpionitega see sõltus, et kus ta parasjagu asus. Aga mis sellest hiigelämblikust siis sai? Tema mahtus sinna nagu sellesse tuppervaare, sellesse suurde karpi. Ja et tegelikult tema me jätsime alles, kuna ta oli põrandal, et me nagu elutoast ei korjanud ämblik ära. Enamasti me korjasime magamistoast ära, et seal keegi kaisu ei tuleks. Nii et siis õhtul oli siuke ämbliku korjamine, enamasti siuke 3-4 tükki oli kindlasti, aga nad ei olnud nii suured, et nad olid võib-olla sellised, enamus mahtusid nagu topsi ära ikkagi, et pigem sellised siuksed nunnud, aga mitte ei taha liiga lähedalt neid vaadata võib-olla. Ja skorpionitega, neid oli seal ikka iga nurga taga, kui ma seda su raamatut lugesin, siis jälle kuskilt on mingi skorpion. Kas sa siis said lõpuks kogeda ka seda skorpioni torget, kuidas öelda, või läks õnneks või? Läks õnneks ja tõesti me kohtasime neid igal pool, Boquetes, seal majas ja ma ei tea, isegi leiba võttes hommikul, ükskord oli leivapaki peal ja Costa Ricas ka kohtasime skorpione. Üks meie ülesannetest oli, et kui ma seal õpetasin joogat, siis üks ülesanne oli ka skorpioni kontroll, et siis tuli kõik padjad vaadata üle ja otsida skorpione. See ei olnud minu lemmik selline vabatahtliku ülesanne. Vahel ikka leidsid ka mõne? Minul ei õnnestunud. Minul oli kardina sees skorpionid. Nad olid maganud mul seal ventilatsioonitorus ja siis ma panin ventilatsiooni tööle ja siis hommikul leidsin kardina seest skorpionid. Et tavaliselt nad magamistuppa ei tulnud, aga tollel hetkel olid. Aga mina nende patjade läbi otsimisel ei leidnud skorpione tollel hetkel. Ja üks meie, kes oli seal ka Costa Ricas Workaway, tema sai küll ka torgata ja siis ta oli nagu punane ikkagi mitu päeva ja paistes, aga enamus skorpione seal ei ole nii mürgised, et nad oleks eluohtlikud. Mis põrreldav Eesti rästikuga äkki selle tulemusega, et ta ei tapa, aga ta tavaliselt ei tapa ka Eesti rästik, aga ta on nagu ülimalt ebamugav. Jah, et ei tahaks otseselt ennast selles olukorda panna.
aga üks päev mina käisin poes ja märkasin sõna Panama. Olin üsna üllatunud. Banaanid, et võtan ju juurde kirjutada, kust nad on tulnud ja meil oli just välja tulnud see minu Panama raamat ja ma ei olnud varem kunagi märganud, kust need banaanid, kas need banaanid üleüldse tulevadki kogu aeg Panamast meie kohalikku kaubandusvõrku. Sina tead ilmselt rohkem sellel teemal. Ja ma ei tea täpselt, kust Kas sina ka mingi hetk märkasid, tulevad, et on Eestis Panama banaanid? Ja, et Chiquita banaanid neil on Costa Ricas siis banaanistendusi ja Panamas, võib-olla mujal veel, aga need, mis ma Eestis tavaliselt näen, on Costa Ricast või Panamast ja muidugi see esmane kohtumine Eestis oligi, ma käisin vahepeal Eestis, kui ma olin Panamas olnud mõnda aega, ma tulin Eestisse, peale seda läksin uuesti tagasi. Ja see vist oli minu esmakohtumine Panama banaaniga, kui ma vaatasin, et nädal aega tagasi ma sõin Panamas banaani otse puu pealt ja nüüd siin Eestis korraga on jälle Panama banaan ja need banaaniistandused on just Kariibi mere pool, nii Costa Ricas kui Panamas, selliste suurte USA kettide oma, peamiselt Chiquita. Aga kuidas sa Panamas banaani siis sõid, kas ikka samamoodi lihtsalt selliseks snäkkiampsuks või õppisid sa tegema mingit toitu ka nendega? Ja tavalist banaani pigem ampsuks, aga seal oli tore see, et me tõmbasime selle nagu rohelise banaanikobara, toore kobara üles terrassile niimoodi, et siis sai vaikselt näksida neid niimoodi küpsemise jooksul. Sest see kobar on ju väga-väga suur. Sadu vist isegi neid banaane ja nad küpsevad nagu altpoolt ülespoole niimoodi, et me saime seal üle kuu aja süüa niimoodi vaikselt neid. Et see oli hästi huvitav kogemus ja seal on erinevat suurust, erinevat värve banaane, aga need, mida me kasutasime kokkamisel, olid jahubanaanid ehk siis plantaan on ka. Plantaan. Neid Eestis eriti ei müüda, võib-olla sellistes nii-öelda hästi varustatud toidupoodides, kus on hästi suured need letid, kus on eksootilised puuviljad. Üha rohkem müüakse, aga seda on tõesti mõnus kasutada. Ta on nagu kartul, aga talle tekib, kui teda praadida, tekib selline karamelline struktuur juurde, kuna temas on ikkagi natuke ka magusust. Nii et Luisi ema tegelikult tegi mulle esimest korda patakoonest, mis on niimoodi kokku litsutud siis need jahubanaani pannkoogi moodi asjad ja see oli hästi maitsev, seda peab kindlasti soojana sööma ja selle eripära ongi minu arvates see, et seal tekib selline kerge nagu karamellikiht ka lisaks siis lihtsalt sellele praetud Kas teda saab nagu põhimõtteliselt praekartulit niimoodi saab ka teha või? Ja põhimõtteliselt küll, ainult et tasub siiski ta kokku litsuda sellepärast, et ta on muidu lihtsalt kõvem. Kui sa lõikad, enamasti siis kui praadida, siis praed teda rohelisena, et ta on toores ja kas siis väga väiksed tükid või siis tõesti ongi nii, et litsub ta ikkagi nagu õhemaks kokku ja kollast jahubanaani saab ka süüa, aga enamasti siis kollast, siis ta on juba nagu küps ja valmis. Isegi lastakse nii kaugele, et ta on juba koor täitsa süsimust. Ja see on väga hea riisijauaga, et riisiuba on seal peamine ja ainukene toit, mida saab igal poolt. Ja jahubanaan seal kõrval siis küps annab sellise mõnusa, kerge, magusa maitse sinna juurde, et see päris sagedasti pakutakse ka. Ja kohv on seal muidugi väga oluline. Et see Panama kohv on vist kõige kallim kohv maailmas. Mis ma arvan, et muidugi ei pea üldse kõik inimesed maitsma nii kallist kohvi. Sina oled maitsnud või? Ma olen ühe korra ühe tassitäie seda geisha kohvi joonud. Mis see oli siis? Mis olukord oli? Kus sa seda nii kallist siis see oli ühes nagu kohvipoes või seal on sellised väiksed kohvikud, mis on keskenduvadki kohvile, kohvi kvaliteedile ja seal mul õnnestus saada üks tassikese geisha kohvi. Sest ma mõtlen, et kui kilo hind on üle 500 euro, et palju siis see tassike maksab? Ta oli ikkagi minu meelest, kui ma õigesti mäletan, ta oli ikkagi $20.
aga ta on natuke teistsugune kui tavaline kohvi, seda müüakse peamiselt Aasiasse. Ja ta maitseb nagu tee, ta on nii õrn ja hõrk, et päriselt võib-olla Euroopas ei öeldakski selle kohta kohvi, aga jah, Aasias on tal hästi suur turg ja sealt on need kilohinnad läinud ka äärmiselt kõrgeks. Dubais ja sellistes kohtades, kus on palju naftat leitud, palju raha ja siis nad saavad nii kallist kohvi omale lubada. Aga oli siis kuidagi, noh, põhimõtteliselt maitses, et lihtsalt tal ei olnud nagu seda tugevat kohvi maitset. Ja ma arvan, et kõik kohv, mis tuleb seal Boquete kandist, ei ole sellise tugeva üle röstitud maitsega, et kõik on pigem hõrk ja õrn ja tunned selgelt seal neid maitseid, pähklisust ja lillelisust ja Louis oli ka täiesti vaimustuses kohvis, nii et tema jaoks see oli omamoodi rituaal iga hommikune, kus ta siis mõõtis ja valmistas seda. Ja tõesti kohalikud hindavad väga kõrgelt see kvaliteetset kohvi. Seal ei saa niimoodi väga tugevalt röstitud kohvi, ainult siis, kui sa ise katsetad, nagu minul juhtus või mul oli võimalus katsetada ise röstida ja siis ma küll kõrvetasin ära, ma sain teada, et päris raske on ühtlaselt saada kõik oad ilusti kerge röstiga. Nii et, aga kas kohalikud kasvatavad umbes nii nagu meie, ma ei tea, igaüks kartuleid ja õunu, samamoodi neil on siis kohvipõõsad lihtsalt tagaias või kuskil või? Ma arvan küll, et kohvipõõsaid leiab sealt igalt poolt ja loomulikult seal on mingid piirkonnad, on suured istandused, aga eks neid marju lindudel ikka kukub igale poole, nii et neid kohvipõõsaid leiab tõesti iga mingisuguse tee äärest või krundi pealt, aga seda väga kvaliteetset ja kallimaid marke kindlasti on pigem võimalik leida istandustest ja seal, kus hoitakse seda. Aga need, mis seal niisugused tagaaias ja igal pool kasvavad, nendel ilmselt ei ole mingit nii-öelda, kuidas siis ütlen, seda sordinimetust? Pigem võib-olla on, aga kes teab? Kes seda teab, eks ta ole. Aga ma küsiks sellist asja nüüd, et see imeilus kohvipruun gaas, see on mul üks lemmikgaas ja ausalt öeldes minu sarja raamatust ja see tüdruk on ju tegelikult olemas. Ja ma tahtsin sult küsida, kes see tüdruk on? Mis teie elu on? Ja selle tüdruku nimi on Lulu ja kui mina elasin Panamas, Boquetes, siis tema oli meie naabritüdruk. Seal samas mäe tipus siis või kus, mitte tipus ilmselt, aga seal mäe, või oli ta tipus lausa? Ei, me ei olnud tipus. Jah, et ühesõnaga see, kus te olite oma selle hotellikesega või majutusega. Ja siis nagu teie naabrid olid nad? Ja see oli nii, et Louisil oli selle sama krundi peal ikkagi, tal oli mitu maja, et ehitas väikseid maju ka džunglisse selle suurema maja taga ja siis tal oli üks maja ka selle krundi alguses, et kui tee pealt sinna minna ja seal elasid tegelikult siis üks põlisrahvaste pere, kes aitas Louisi selle krundi korrashoius, niitis muru ja tegi erinevaid toimetusi ja seal oligi siis isa koos 5 lapsega ja Lulu oli üks neist lastest. Lulu sellel hetkel, kui see pilt on tehtud, minu meelest, kui ma õigesti mäletan, ta on umbes selline 9-aastane. Tal oli veel üks vanem õde, üks vanem vend ja siis nooremad ka. Ja nad elasid seal, nad käisid meil külas sageli, me mängisime koos, nad rääkisid ainult panameñot, nii et meie saime õppida. Mis on panameño? Ongi selline keel? No, ta on nagu hispaania keele, põhimõtteliselt on ikkagi hispaania keeleruum seal. Ja, ta on... Aga panameño on siis nagu hispaania keele eriaru või? Ta on nagu, kuidas öelda, hispaania keel, mida räägitakse Panamas. Okay. Aga kui sa ütled, et nad on põlisrahvad pere, kas neil on ka oma emakeel säilinud? Kas nad rääkisid omavahel midagi
omavahel nad rääkisid ka samas Panameenios, aga ma kujutan ette, et seal Panameenios on neid lisandeid ka siis erinevatest keeltest, ka põlisrahvaste keeltest, et tegelikult sellest aru saada on üsna keeruline mitmel põhjusel. Üks on see, et seda räägitakse äärmiselt kiiresti. Seal ei ole võimalik eristada tegelikult sõnu, sellepärast et kõik lõpud võetakse ära, et näiteks randlas lahas on siis lallaha. Ehk siis kõik jääb hästi kiiresti, kõik essid, kõik asjad nagu lõpud tuleb ära võtta. Ja siis see nagu see vuliseb, see keel nagu vuliseb, see on hästi ilus kuulata. Aga kuigi ma olin õppinud hispaania keelt, ma olin kasutanud hispaania keelt, ma olin rääkinud hispaania keelt, siis seal olles nendest lastest ma küll aru ei saanud. Aga lapsed on õnneks niivõrd ekspressiivsed ja kuidagi füüsiliselt suudavad väga hästi sind aru saama panna, et mida nad sust tahavad parasjagu. Nii et tegelikult meil oli väga toredad mängud olid. Aga jah, Lulu kohta ma praegu ei teagi, et ma tean lihtsalt seda, et ühel hetkel see naabrimees lahkus päevapealt ja niimoodi ongi vahepeal, nad lähevadki oma reservaati ja kaovad ja muidu nad olid seal elanud juba mitu aastat, aga üks päev siis oli kogu pere läinud. Nii et sest muidu sa oled nagu ühenduses, et Louise on ikka edasi seal. No loodame, et Lulul ja sellel perele läheb ka ikkagi edasi kenasti. Ja Louise lubas ka uurida, et kas ta leiab mõtle, milline üllatus talle oleks, kui tuleb välja, et vot siin kaugel teisel pool planeeti on kirjutatud raamat ja sina oled pandud raamatu kaanele. Sest me natuke ikkagi uurisime ka, et ütlen ausalt, mina leidsin selle, et see on nii imearmas pilt, et see võiks kaanel olla. Aga tavaliselt on ju nii, et peaks ikkagi küsima, uurima, et kas inimene on nõus, aga siis me ei leidnud teda üles, et nad on nagu lahkunud sealt. Ja see oli selline dilemma, eetiline dilemma ja lõpuks ma mõtlesin, et okei, et kui mina oleksin ühe hästi väikese riigi, kus on 1 miljon inimest kaane peal, kui selline Eesti kehastus, et mis tunne see oleks minu jaoks? See tundus nagu, kui see raamat on nagu ilus, siis tundus väga ilus tunne, et sealt siis kuidagi oli okei edasi minna. Aga üks asi veel, mida sai sinu raamatu abiga õppida, on see, et kui sul on mitu telefonikaarti, siis tuleb vaadata, et midagi ära ei kaoks. Kui sa pead juhuslikult ühte kaarti teise vastu vahetama, eks see oli natuke segane olukord minu jaoks. Mis see algolukord oli, millest sul see segadus seal hakkas? Ja mul oli kohalik kõnekaart, mida ma kasutasin andmeside jaoks, nii palju kui seda oli. Ja mul oli Eesti SIM-kaart, mis oli mul rahakotis kaasas, sest et mingil hetkel siis, kui vaja, saaks ta sisse panna. Aga miks oli vaja Eesti SIM-kaarti sisse panna? No üldiselt ma ei pannudki, aga näiteks kui teha... mul oli näiteks, kas oli Smart ID, oli seotud Eesti SIM-kaardiga ja võib-olla ka... Et ühesõnaga, kui sa tahtsid internetipanka kasutada, siis kuidagi... Ja kui me olime teel Las Lahasesse, siis seal oligi olukord, kus pidi broneerima ja oli vaja kasutada panka. Ja ma bussis siis otsustasin nüüd, et tuleb kiiresti see SIM-kaart ära vahetada, tuleb ju makse ära teha. Ja panin Eesti SIM-kaardi sisse, kõik oli ilusti ja siis tegin broneeringu ära ja siis vahetasin tagasi Panama SIM-kaardi vastu. Aga see Eesti SIM-kaart libises kuskil bussiistme alla või vahele. Ma ei teagi, kuhu ta jäi. See on hästi pisikene. Hästi pisikene, see mikro-SIM äkki. Ja siis ma ei teadnud seda. Ma ei pannud seda tähele enne, kui ma olin juba poolel teel. Ma olin juba Davidis, seda bussi, mis Pohkeetest tuli. Ma enam ei oleks üles leidnud. Aga igatahes ma sain aru, et mul ei ole seda SIM-kaarti enam. Ja alles sellel hetkel jõudis minule kohale teadmine, et
mul ei ole võimalik enam ühtegi makset teha. Jah. Ja see oli ehmatav, sest kindlasti see, no jah, kuna sa polnud ka oli seal turvalises kohas, vaid sa reisisid sellel hetkel, ma saan aru, et sa olid nagu sealt majutusest ära tulnud. ma ei olnud üksi, et Luis oli minuga, et selles mõttes ma ei olnud nagu väga ohtlikus olukorras, aga mul ei olnud isegi tagasilennupileteid, mille eest ma peaks maksma enda. Ja tegelikult see on selline tänapäeva õudne reaalsus, et kui sa mõtled, et terve su elu nagu ripub pisikese, imepisikese kaardikese küljes. Ja siis on kõik raha otsas. Sularahas ei ole midagi. Midagi ei ole teha. Ja mis siis sai? Ma arvan, et seal oli veel üks aspekt see, et Eestis ma olen tundnud ennast hästi turvaliselt, et okei, midagi juhtub, noh, siis ma helistan enda operaatorile ja kohe saan asenduse ja saan, noh, mingit muret ei ole, aga sellel juhul loomulikult ma helistasin oma operaatorile, aga mulle öeldi, et vabandust, aga ei, me ei saada SIM-kaarte väljapoole Eestit. Ja siis oli mul vaja mõtelda välja, et mis ma siis teen. Ja ID-kaardi lugeja tuli mul ette, et okei, et see võiks sul oli ID-kaart kaasas? Mul oli ID-kaart olemas, aga ID-kaardi lugeja mitte. Ja ID-kaardi lugeja on vist üsnagi Eesti spetsiifiline. Ja, et seda ei ole eriti palju maailmas. Ja, et tõesti Eesti spetsiifiline, Panamast ma seda saanud ei oleks ja lõpuks ma kirjutasin oma emale ja palusin, et ta paneks posti, aga siis tuli see välja, et tegelikult Panamas ei ole aadresse niimoodi nagu meil on, vaid seal ongi võimalik saata nagu postkontorisse, aga postkontoris sind ei teavitata, et midagi on jõudnud sulle, nii et hästi palju pakke läheb kaduma. Aga jah, aadressi seal ei ole, et sul ongi, et pööra sealt Roosa maja tagant paremale ja kogu riik on jah selline aadressi vaba. Aga siis ema pani posti. Ema pani posti ja 2 nädalat hiljem jõudis kohale. Nõudmiseni. Ja käisin iga teine päev linnas vaatamas, kas on olemas ja siis lõpuks tuli. Nii et see oli hästi suur kergendus, kuna me olime teel Costa Ricasse 2 nädala pärast ja see jõudis täpselt napilt enne siis kohale ja kõik. No tegelikult läks hästi. Läks väga hästi. Aga paljudel, kes reisivad, on siit õppida. Näiteks seda, tasuks kaasa sõita, igaks juhuks kaasa pakkida, ID-kaardi lugeja. Ja, kindlasti. Et siis on võimalik saada panka. Ja mõtelda läbi need plaan B-d, et tõesti neid ükskõik mis võib juhtuda, et mul juhtus selle sama reisi jooksul ka selline asi, et minu pangakonto tehti tühjaks. Oi! Ja see oli Koreast, oli tehtud mingid kanded öösel ja siis ma avastasin selle ja ma pidin kaardi kinni panema ja jälle vajasin plaan B-d. Aga see ei olnud nagu täpselt sama reis, see oli lihtsalt nagu see teine kord, kui ma nüüd Panamas olin. Ja sellisel juhul ma sain ka nagu läbi mõelda, aga hästi kiiresti pidi siis läbi mõtlema. Aga kas siis olid ise teinud ka mingi vea? Ei olnud. Et ta oli, võib-olla olin, aga kuskilt olid lekkinud. Aga siis ta andi raha tagasi või? Ja pank toetas ja pank kandis raha tagasi. Aga läks ikkagi aega 2 nädalat, et siis vahepeal saime õnneks sellise, Luisiga sellise PayPali lahenduse tehtud, et ma sain talle kanda siiski. Ja ta sai siis välja võtta niimoodi, et ma sain hakkama. Et plaan B on hea. Ja ma mõtlen jah, õppimine, elu on üks suur õppimine. Ja vaata siit vaikselt nagu sellest igasuguste lugude rägastikust hakkab tegelikult see kooruma, et sa olid tegelikult selle raamatu kirjutamise ajal ka sellises transformatsioonis, et sust hakkas mingisugune muu asi kooruma. Ja nüüd mina sinult küsin, elus esimest korda nii pikalt juttu olen ajanud sellise ameti esindajaga nagu on life coach ehk elutreener, mis on selline, et hakkas nagu vaikselt tekkima üleüldse aru saama, et mingi selline amet on olemas. Ja ma ei ole seda kunagi aru saanud. Ega ma ei ole ka väga uurinud, et kas see nagu psühholoogi moodi natuke, aga mitte päris. Kuidas sa jõudsid selleni, sest siis sa ei olnud ju seal Panamas. Ja siis nüüd sina oled elutreener.
elutreener on väga otsetõlge ma ei ole kunagi kasutanud seda sõna enda kohta. Eestis nüüd viimase poole aasta jooksul on tekkinud sõna arengutreener, mis mingil määral ütleme sobitub. Minu jaoks lihtsalt see treener ise kõlab nagu natukene rangelt ja piitsutavalt. No ega ta ei olegi tegelikult tulnud veel õigesti üle eesti keelde, jah. Seda on ka katsetatud sõna coach, aga minu arust Coach. aga see ei läinud käiku, kuna tema kõla ei ole vist See meenutab mulle koot, mis on vanadel eestlastel, kuidas rehepeksus, et natukene siuke kubjas tuleb pähe mulle. Aga võib-olla, et arengutreener ongi natuke kubjas ka vahepeal või? Kui inimene tõesti küsib, et tal on vaja kubjast, siis võib-olla. Siis sa võid kubjast olla. Muidu pigem on see selline peegel ja inimene, kes toetab, ütleme, eesmärkide seadmisel või mingisuguses sellises segases olukorras selguse leidmisel. Pigem, ütleme, inimesed, kes jõuavad sellise rolli juurde, on sageli sellised, kes märkavad mustreid, süsteeme. Ja erinevalt siis psühholoogidest ja terapeutidest me töötame tuleviku suunal. Ehk siis sedasi, et kuidas sellest segadusest jõuda selgusesse. Ja mina enamasti töötan inimestega, kellel selline segadus on tööolukorras, aga et näiteks enda rollis või selles, et kelleks ta on kasvamas, võib-olla ta on alustamas enda ettevõtet ja ta püüab aru saada, mis on see päris tema nišš, mis on see eneseväljendus, mis on kõige loomulikum temale endale ja millega ta saab tuua kingitusi teistele. Et need on enamasti inimesed, kes minuni jõuavad, võib-olla selle tõttu, et minu enda teekond on hästi seotud just selliste suuremate muudatuste tegemisega enda karjääris. Kuidagi oli sul see loodus ka seal sees, et mis sa siis teed, et viid inimese nagu päriselt loodusesse või ütled talle, et mine käi looduses ja kirjuta visioone üles või? Ja ma töötan erinevates vormides, et ma töötan online'is, ma töötan niimoodi otsekontaktis, nii nagu meie istume siin. Ja ma töötan väga palju ka looduses, et minu jaoks on olnud, enda jaoks on olnud loodus hästi suur õpetaja ja kaaslane, ma olen ka pikamaa matkaja. Ja kindlasti Panama kogemus mõjutas minu loodustunnetust ja loodus on minu arvates parim selline refleksioonipaik ning mina olen hakanud väga sageli, ma teen selliseid coaching matkasid vahetevahel gruppidele, vahetevahel üks-ühele, et ma töötan ka üks-ühele klientidega sageli. Meie kokkulepe, et me teemegi niimoodi jalutuskäik, ütleme selline 1,5 tundi on üks jalutuskäik, mille jooksul me siis jõuame punktist A punkti B. Kas põhimõtteliselt räägite juttu samal ajal? Ja see on ju küll üsnagi teraapia moodi, aga lihtsalt kõndides looduses. Mina esitan küsimusi, mis aitavad näha mingeid mustreid, et kindlasti coach'id ei tohiks vähemalt anda mingeid lahendusi, vaid pigem siis võimendada inimesel endal kuidagi oma selgusesse jõudmist. Ja jah, see loodus on olnud, näiteks me tegime suvel visioonirännakuid, mis ongi 4-päevased matkad, mis olid mõeldud inimestele, kes alustavad ettevõtlusega ja püüavadki enda nišši defineerida, et siis me tõesti võtsime täiesti tükkideks lahti, kuidas võiks jõuda enda sellise projekti visioonini. Ja see on seotud kindlasti Panamaga, et see on samm-sammult kasvanud, et kuskil selline 5 aastat tagasi ma esimest korda läksin õppima coachingut Hollandisse. Hollandis on see kultuuri üks osa, et ka koolides on coach'id, kes toetavad õppimisprotsessi ja siis on eksperdid, kes toovad sisu sisse. Aga coach'id siis toetavad õppimist kui eraldi asja. Ja sealt edasi 2 aastat siis sai Hollandis ja siis sealt edasi ma õppisin Eestis. Ja ma arvan, et selline roll sobib väga inimestele, kes näevad sedasi süsteeme ja toetavad ka enda kaaslasel neid näha.
ja üks asi, mida sa võib-olla isegi ka äkki soovitad inimestele, vähemalt on see kuidagi minu jaoks näha see muster, et sa oled teinud seda eneseteraapiat läbi päeviku pidamise. See on ju siin minu Panama raamatus need lõigud on vahele pandud hästi vähe, nagu niimoodi pipart niimoodi maitseaineks või mis iganes maitseainet, mitte pikad lõigud, aga on sellised mõtisklus, enesepeegelduslõigud, mis on pärit sinu päevikust. Ja mul on selline küsimus, ongi päeviku pidamise kohta. Oled sa lapsest peale pidanud päevikut või kust see? Ja kas oled nagu seda õpetanud kuidagi, et inimesed võiksid proovida päevikut pidada? Kirjutamine kui jah, selline nagu refleksioonipraktika. Ma arvan, et see on pigem sellest ajast, kui ma olin ise väga palju üksi. Panamas ma olin hästi palju üksi ja see oli nagu loomulik viis paremini mõista, mida mul on vaja ja kuidas mulle meeldib kasutada siis kirjutamist kui sellist refleksiooni on see, et ma lihtsalt võtan valge paberilehe, panen endale taimeri või aja, et ütleme 15 minutit kirjutan ja siis lihtsalt panen pastaka paberile, vaatan, mis välja tuleb. Et selline puhta lehe kirjutamine ja see toetab, et ma näen neid asju, mis võib-olla muidu ma ei suuda panna sõrme peale, et millele ma parasjagu mõtlen. Et sellistes olukordades, kus ongi selline segadus, et seal see hästi aitab ja Panamas näiteks väga sageli tulid mul välja mingid luuletused, kuidasmoodi ma Männimetsa all sambla sees pikutan, et kindlasti selline Eesti koduigatsus oli seal, eriti kui juba ma pikemalt seal olin. Et mida muidu ma võib-olla ei oskaks väljendada või ma isegi ei märkaks, aga sellel hetkel, kui ma istusin selle tühja paberilehe ees, see voolas lihtsalt ise välja. Aga muideks on uuritud, et loomingulisus on vabam selle paberi ja pliiatsi kirjutamisega ja just pliiatsi. No pastakas on ka päris okei. Aga arvuti tegelikult tekitab barjääri, kus peab ikkagi läbi mingi filtri minema see loomingulisus. Kuidas sina oma raamatut kirjutasid? Kas sa kirjutasid kohe arvutis või kirjutasid ka mingeid blokke vahepeal paberi peal? Mu päevikukatked olid paberi peal, aga ma kirjutasin kohe arvutis. Et ma üldiselt, kui ma kirjutan sellist valge paberi kirjutamist, siis ma teen seda paberi ja pliiatsiga. Aga Panama raamatu puhul ei olnud minu jaoks see üldse takistus, et ma tegin seda arvutis. Minu jaoks pigem ma märkasin, et mis oluline oli see kellaaeg, et millal ma kirjutan. Et ma ei suutnud peale lõunal üldse kirjutada, ma olin nii kuidagi, mul olid ikka mõtted olid siin ja praegu, aga hommikuti ma vahest mõni peatükk, mis ma kirjutasin, mul oli selline tunne, et ma olingi tagasi Panamas, et ma juba kogesin neid lõhnu ja maitseid ja kõike. See on väga huvitav, et sa said niivõrd puhta elamuse. Kui sa mulle seda rääkisid esimest korda, mul tuli meelde, Stephen King oli täpselt samasugune, ta ütleb, et sa oled nagu veelunenägudega seotud ja sellised, ilmselt see aju lainepikkus, seda kõike annaks tegelikult ju mõõta, et ta on ikkagi selline, et sa oled loomingus hommikul, et tema ka hommikul ja pärast südapäeva tema rohkem ei kirjuta ja ta on kirjutanud massiliselt raamatuid ainult hommikuti. Hästi huvitav. Ja ma tunnen, et ma olen hästi avatud hommikuti. Ma ei ole avatud võib-olla suhtlusele, ma ei ole avatud võib-olla sellisele sotsiaalsusele või planeerimisele, aga ma olen hästi avatud kuidagi nagu kogemaks ükskõik mida, et hommikul, mis iganes ma ette võtan, ma suudan sinna nii sügavale sisse minna, nagu ma oleksin päriselt seal. Ja ma arvan, et sellepärast see töötas nii. Ma ei tea, kas see on teistel, kas see on kõigil inimestel nii, aga ma tean, et minul see töötas niimoodi, et see oli. No kusagil tuleb võib-olla katsetada, et milline konkreetne aeg sul toimib. Iga inimene saab seda proovida. Mina olen ka see, et ma hommikul kirjutan paremini. Ma kunagi ei kujuta ette, et ma hakkaks raamatut lugema hommikul. Ma loen õhtuti. Ja et ta on kuidagi ikkagi natukene vähem nõudev võib-olla või selline nagu lõõgastavam ja tarbim.
tarbin õhtul ja loon hommikul. Ja sul on vist ka siis samamoodi. Jaa, on küll ja ma olen ka enda päeva, kui ma töötan, ka niimoodi struktureerinud, et hommikuti on pigem selline süvenemise aeg, sügavuti, ükskõik mis projekt mul parasjagu on käsil, kas ma loon mingit koolitusprogrammi või kirjutan raamatut ja pealelõuna on pigem selline sotsiaalne, kus on koosolekud, coachingud, et kus ma olen valmis tegelikult võtma ka väljaspoolt infot vastu. Mis nüüd edasi saab? Kas sa tahad Panamasse ka päriselt tagasi minna? Peale selle, et sa seal hommikuti raamatu kirjutamisega vaimus käisid? No Luisiga näiteks me oleme olnud kontaktis kogu aeg, et peaaegu iga nädal, vahepeal iga päev, et ta on tõesti üks mu lähedasemaid sõpru. See on muideks väga huvitav linn, me ei jõua sellesse väga pikalt sisse minna, ei peagi, aga ma lihtsalt ütlen kuulajatele, et see on üks huvitav liin, kuidas on võimalik, nagu öeldakse, kas mehe ja naise vahel võib olla sõprus, on see küsimus ja hingesugulus on küll võimalik. On võimalik. Selle raamatu põhjal küll on võimalik. On võimalik ja selline üksteise võimendamine ja teineteise nägemine ja samas nagu aktsepteerimine ka sellele, et see ei peagi olema midagi muud kui sõprus ja see, et see on sõprus, see võib olla isegi täiesti erakordselt parem lahendus, kuna see jääb ja me oleme teineteisel olemas tegelikult läbi aja. Ja ta on käinud Eestis esimest korda, kui ta õuna sõi. Ma mäletan see pilk, kui ta silmis, kui ta palus mul teha pildi oma tütrele, kus tal on õun käes, sest et see oli tema jaoks samasugune kogemus nagu siis, kui mina korjasin Panamas mangomaas, siis temal oli õun puu otsas, kuidas see võimalik on. Ja selles mõttes jah, me oleme ikkagi kogu aeg kontaktis ja ma olen ikkagi sageli mõelnud, et läheks. Aga praegu, kuna ma ehitan enda ettevõtet ja ongi selliseid tihedaid sidemeid Eestiga on nii palju, lisaks mul Kutsu, kes ka raamatus, Zorro, minu koer, kes ka raamatust mitmel korral läbi läheb, et tema on nüüd 14-aastane. Et nii kaua, kuni ta veel minuga on, et nii kaua ma olen veel Eestis ja kui ühel hetkel teda ei ole, Panama kutsub mind ikka vahetevahel tagasi. Aga kas see koht, mida te Luisiga ehitasite, ei ole praegu internetis saadaval, et keegi tahaks minna sinna? Ma arvan, et ta võib-olla Workaway lehel on vahepeal olemas. Ma tean, et Luis vahepeal võtab endale vabatahtlikke sinna. Aga majutus nagu turistina? Ei, praegu ta teeb ainult pikaajalist renti, et ta üksinda ei jaksa lihtsalt hoida üleval seda Airbnb stiilis asja, et üksi olles ta ikkagi rendib selle pikaajaliselt välja, ise elab siis ühes nendest minimajadest, mis seal džunglis on. Aga praegu see lühiajalist renti ei ole. Workaways küll võib olla olemas ta täiesti. Vahepeal ta on avatud, vahepeal mitte. No mina igatahes sain enda jaoks selle vastuse, miks minna Panamasse sinu raamatust kätte. Ja sellepärast, et ta on päris, ta on autentne. Ta ei ole täis seda turismimassi. Ja see loodus on samasugune nagu on ümbritsevates riikides, aga seda infrat ja seda Panama ei ole tuntud kui turismi sihtkoht ja tänu sellele jõuadki randadesse, kus sul on lõputu valge liiv, kookospähklid, kookospalmid, maani ja võib-olla seal on üks hostel. Ja sa saad olla üksi. Sa saad seal olla üksi ja võib-olla mõned koerad vaatavad päikseloojangut, aga seal ei ole sellist ülerahvastatust ja turismindust just eriti. Seal on väiksed saared, kuhu sa saad minna, kus sa saadki elada mingisuguses putkas, millel puuduvad pooled seinad, aga samal ajal sul avaneb vaade, lihtsalt sa oled looduse keskel täielikult. Ja muidugi väike klausel juurde, et ei tohi karta ämblikuid ja skorpione ilmselt, kui sa sellisesse putkasse lähed. Kaneeli kaasa ja mis mulle veel tundub, et selle ühe reisiga sa saad tõesti kõik selle Kariibi vere, Vaikse ookeani, saabki mõlemad, eks, et on seal aga et saad rannapuhkust, aga sa saad ka džunglit ja siis sa saad seda nii-öelda mägist pilvemetsa. Et kõike on võimalik saada selles.
ühes ja, kohas, ühes riigis. ja ärme unusta ka suurlinna. No seda ka jah, ja saab vaadata seda Panama kanalit. Ma ise seda väga ei ja, prioritiseeriks, ja, aga ja. jah, seda saab ka. Aga ja, seal on vähemalt 3 väga erinevat keskkonda, et üks ongi Kariibi mere äär, mis on no, täiesti troopika värvid, muusikahelid, see on hästi teistsugune selline Kariibi rütmis. Siis on see mägine piirkond, on Boquete ja tegelikult on ka Santa Fe, mis on natukene väiksem kui Boquete ja kus on siis kohvi ja kakao ja pilvemetsad ja peidetud kosed, et seal on ka tegelikult võimalik selliseid mitmepäevaseid džunglimatku teha, kus ei olegi mitte midagi. Ja siis on Vaikse ookeani piirkond, mis on rohkem üles haritud, seal on võib-olla rohkem põllumajandust, aga seal on ka väiksed surfilinnad ja seal on ka selliseid kohti, nagu ma mainisin, see rand, kus kohas sul ei olegi mitte midagi, sul on üks hostel, aga sul on lõputud valged rannad. Seal on kindlasti kuivem kui seal Kariibi pool. Inimesed on ka võib-olla natukene rahulikumad, et seda Kariibi verd on kindlasti enam siis seal Kariibi mere pool. Aga jah, täiesti teine kogemus ja iseenesest ühes riigis on kõik kogetav. Kohtume Panamas. Kohtume Panamas. Kui mitte mujal, siis sellest toredast šokolaadi ja kohvipäeva raamatus.